ja uute sisseastumise protsessiga, et kui me seda ajajoont jälgime, siis me oleme täitsa lähenemas sellisele edukale finišile. Ja praegu täna on meil seis, kus põhivastuvõtt on lõppenud ja hetkel toimetavad siis vastuvõttu korraldanud koolid sellega, et õpilaste andmed saavad EHIS-esse. See on oluline siis ka sellepärast, et siis me oskame ka näha, et kui palju meil lapsi veel on, kes ei ole endale siis sobivat õppekohta leidnud. Samal ajal on kas juba alanud või ka algamas jätkuvastuvõtt. Ja 8. juulist ehk siis järgmisel nädalal kohalikud omavalitsused alustavad siis haridussilma läbi seiret nende siis omavalitsuses elavate õppimiskohustuse alla käivate laste kohta, kes veel ei ole siis õppimiskohta leidnud. Et pärast haridussilma tutvustuse juures siis me sellele punktile rohkem keskendume. Jätkuvastuvõtt algab koolides, kus on vabu õppekohti ja vastavalt määrusele algab ta hiljemalt 15. juulil. Nagu ma ütlesin, on koole, kes on juba jätkuvastuvõtu tegevustega alustanud. Siinkohal on ka oluline, et kui koolil hetkel vabu õppekohti ei ole, aga need suve jooksul tekivad, siis võib jätkuvastuvõtt alata ka hiljem. Ja see, et jätkuvastuvõtt algab 15. juulist hiljemalt, ei tähenda seda, et kogu see protsess peaks siis nii-öelda juuliga lõppema. Et võib ka olla, et see menetlemine, avalduste menetlemine toimub siis alles augustis. Ja kuidas see õppija, kes siis jätkuvastuvõtus soovib osaleda, infot leiab? Vastavalt siis PGS-ile ja KUTS-ile on koolidel siis oluline, et nad avalikustavad siis selle info vabade õppekohtade kohta oma veebilehel. Lisaks sellele korraldab HTM enda poolt infokorje siis põhikooli järgset õpet pakkuvate koolidele, paludes neil anda teada, kui palju neil vabu õppekohti siis pärast põhivastuvõttu on. Ja 9. juulil avalikustame meie siis ka oma kodulehel vabade õppekohtade arvu. Siin on oluline märkida, et kodulehele tuleb see nii-öelda staatilises vormis, ehk siis meie küsime infot koolidelt ja fikseerime selle ära 7. juuliga. Et nagu ma ütlesin ka, et tegelikult on ju nii, et neid vabu õppekohti võib seoses õpilaste liikumisega samamoodi tekkida siin suve jooksul, et siis tegelikult meie see info HTM-i kodulehel annab sellise üldise ülevaate, aga ta ei pruugi olla siis lõpuni selline päevakajaline siis igal hetkel suvel. Ja mis siis me küsime koolide käest, me küsimegi siis seda, mis maakonnas nad asuvad, mis kooliga on tegu, kui suur on see vabade kohtade arv. Ja tegelikult, kui te vaatate siia, siis me tegelikult küsime ka seda, et mis hetkel algab siis see menetluste algus või jätkuvastuvõtu siis protsessi avalduste menetlemine. Et see on tegelikult oluline sellepärast, et õppijatel oleks siis ka arusaam, et mis sammus nende siis selline jätkuvastuvõtu protsessis osalemine on ja mis hetkel, mida nad siis oodata võivad. Hästi oluline on jätkuvastuvõtus see, et koolide kodulehtedel olev info oleks võimalikult täpne. Et siin on üks hea näide ühest koolist, kus on hästi selgelt öeldud, et me alustame 10. juulil ning uuesti siis 15. augustil. Et ma lihtsalt siin, see on üks väljavõtte siis jätkuvastuvõtu sellisest protsessist, et kus siis tegelikult on väga selgelt ära toodud kuupäevad. Siin on üks väga hea näide sellest, kuidas visuaalselt on õppijale selgeks tehtud, et mis kuupäevast
mingi tegevus jätkuvastuvõtul toimub. Sellepärast, et kui me paneme ennast selle 16-aastase noore rolli, siis temal on hästi raske seda infot leida kuskilt, näiteks vastuvõtu korrast. Ehk et mida selgemaks me selle kooli poolt teeme, just selle kandideerija vaatest, seda vähem, ma arvan, tuleb koolidele ka sellist halduskoormust läbi selle, et küsitakse täpsustavaid küsimusi ja siis lisainfot. Et ma julgustan koole, kui vähegi võimalik, siis läbi mõtlema, et kuidas see info, mida jätkuvastuvõtu kohta anda soovitakse, oleks õppija jaoks võimalikult kompaktne ja arusaadav. Ja just, et mida me siis ka võiksime kõik koos väga selgelt arvestada jätkuvastuvõtus, on see, et õppija vaatest jätkuvastuvõtu protsessis on erinevad kuupäevad erinevatel koolidel. Et kuivõrd määrus seda mitte kuidagi ei reglementeeri, siis õppijal tuleb endal olla hästi tähelepanelik ja jälgida, et mis kuupäeval midagi siis jätkuvastuvõttu korraldavates koolides oodatakse ja need ei pruugi olla siis samad kuupäevad. Lisaks sellele on, ma arvan, õppijate vaatest oluline aru saada ka see, et avalduste esitamine ja menetlemine on ühe protsessi 2 erinevat sammu ja nende vahel võib olla päris pikk periood. Et siis selleks, et õppija kuidagi murelikult või närviliselt iga päev pärast avalduste esitamist ei vaataks, et millises protsessis see tema avaldus ja soov kandideerida on, et siis seda parem on see, kui me fikseerime selle kuidagimoodi visuaalselt selgelt ära, et kuna me hakkame võtma avaldusi vastu ja millal me hakkame neid menetlema. Lisaks sellele on siinkohal hästi oluline mõelda ka selle peale, et tegelikult jätkuvastuvõtus võivad osaleda ka need õpilased, kes on põhivastuvõtus juba õppekoha vastu võtnud. Ja teatud mõttes see siis nõuab sellist tähelepanelikkust ka nende koolide poolt, kellele justkui vabu õppekohti ei ole, et nad tegelikult peavad arvestama sellega, et see info võib muutuda seoses sellega, et jätkuvastuvõtus osalevad ka õppijad, kes on siis põhivastuvõtus juba koha saanud. Jätkuvastuvõtt on eraldi haldusmenetlusprotsess. Seal selles mõttes on õigus osaleda kõikidel õpilastel, sõltumata sellest, kas nad selle kooli põhivastuvõtus on osalenud või mitte. Ja siis mitte kuidagi ei tohi saada siis eelist see õppija, kes seal põhivastuvõtus on osalenud ja võib-olla sellel hetkel jäänud siis vastu võtmata või siis selle joone alla. Ja tegelikult koos selle jätkuvastuvõtuga algab ka ettevalmistavasse õppesse vastuvõtt ja sellest nüüd siis minu kolleegid saavad edasi rääkida, et palun sõna Aulika teile. Aitäh, Riin, ja tõepoolest siis ettevalmistav õpe kui üks uus õppevõimalus ja selleks, et ettevalmistav õppe vastuvõtust rääkida, siis tahaks alustada infoga, et tegelikult ükski põhikooli lõpetaja ei ole a priori ettevalmistav õppe kandidaat. Ehk siis, kes ikkagi vähegi võimeline on, peaks leidma endale koha tasemeõppes, on see siis üldkeskharidus, mida pakutakse gümnaasiumis või kutsekeskharidus, mida pakutakse kutseõppeasutustes või ka siis 2. kuni 4. taseme kutseõppes. Ja need siis, kes tõepoolest ei põhivastuvõtus ega jätkuvastuvõtus ei leia endale õpingute jätkamiseks sobivat võimalust ja kohta. Neile on mõeldud siis ettevalmistav õpe ja ettevalmistava õppe eesmärk ongi siis
neid noori, kes endale õpingute jätkamiseks kohta pole leidnud, ette valmistada siis õpingute jätkamiseks ja on siis nii-öelda tegemist sellise nagu vaheaastaga, mis võimaldab siis korvata erinevaid õpilünkasid, kui siis ka saada iseendast teadlikumaks ning oma valikutest ja võimalustest. Õppe pakkumine on tagatud kõigis maakondades ja on see riigikoolide baasil toimub ning õppeõiguse on koolid saanud siis ministri poolt, ministri käskkirjaga. Ja infot, kus kohast on siis leitav, millistes koolides ettevalmistavat õpet pakutakse, on see info üleval Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel ja seal on ka pikemalt ja põhjalikumalt räägitud, mis asi see ettevalmistav õpe on. Riin, palun vaheta ka pilti. Kui me räägime ettevalmistava õppe vastuvõtu korraldusest, siis tõepoolest, nagu Riin juba ütles, algab see jätkuvastuvõtuga samal ajal ja esimene niisugune vaheetapp ongi siis jätkuvastuvõtu lõpp ehk siis 31. august ning edaspidi on siis võimalik ettevalmistavasse õppesse siseneda küll ka aastaringselt. Aga jah, esimene periood siis tõepoolest 1. juuli kuni 31. august ja avalduse saab esitada õppija või siis tema seaduslik esindaja. Avaldus esitatakse ettevalmistavat õpet pakkuvale koolile, kus siis õppija soovib õppima minna ja saab see siis toimuda või enamasti on see siis sais.ee vahendusel, kus siis enamik koole seda vastuvõttu korraldavad ja Põlva ja Tõnismäe riigigümnaasiumid on ka siis 2 kooli, kellel on ettevalmistava õppe läbiviimise õigus ja kuhu siis saab avalduse esitada portaalis sisseastumine.ee. Ettevalmistava õppe vastuvõtu puhul hindab kool, kas kandidaat kuulub ettevalmistava õppe sihtrühma. Ehk siis, nagu eelpool juba öeldud, ta ei ole tõepoolest endale leidnud ei põhi- ega jätkuvastuvõtus edasi õpingute jätkamiseks kohta. Ja teine, mida siis, ta peab olema ikkagi põhiharidusega või põhihariduse omandanud noor. Samamoodi tegelikult toimub ettevalmistava õppe käigus või vastuvõtu käigus õppija nõustamine ja kool siis saab selle nõustamise käigus hinnata, et kas õppijal on ikkagi valmisolek tasemeõppes eelkõige õpinguid jätkata ja samamoodi saab siis koos õppijaga või kandidaadiga kaaluda siis neid võimalusi konkreetses koolis, aga ka teistes koolides või piirkonnas laiemalt. Mis on nüüd erinev põhi- ja jätkuvastuvõtust ettevalmistava õppe vastuvõtu korralduse poolel on see, et vastuvõtukatseid ei korraldata ja mingit pingerida nendest õppijatest või kes soovivad sinna õppesse tulla, ei moodustata. Ehk siis kõik õppijad, kes kuuluvad sihtrühma, kõigile tehakse õppekoha pakkumine ning kui see õppija selle pakkumise vastu võtab, siis on ta ka ettevalmistavasse õppesse nii-öelda vastu võetud. Ja palun slaidi vahetada. Et millega siis arvestada ka ettevalmistava õppe vastuvõtu korraldamise puhul, et veel kord panen südamele, et ühegi õpilaskandidaadi jaoks ei saa ettevalmistav õpe olla esmane või ainuke valik. Et neid valikuid on tegelikult rohkem ja koolil on kohustus neid valikuid õppijale tutvustada, teda nõustada ja selgitada ka seda, mille poolest tasemeõpe ja ettevalmistav õpe erinevad ja millised on õppija võimalused ühel või teisel puhul. Täpselt samamoodi tahaks südamele panna ja rõhutada seda, et kui õppija ainus takistus õpingute jätkamisel on vähene eesti keele oskus, siis ei ole see õppija ilmtingimata ettevalmistav õppekandidaat,
vaid tegelikult on võimalik talle ka tasemeõppe raames siis vajalikku tuge individuaalse õppekava ja ka muude toetusmeetmete raames pakkuda. Ehk siis teisisõnu, kui vähene eesti keele oskus on ainukene takistus, siis tegelikult ei ole see õppija ettevalmistava õppe kandidaat ja ei ole teda õigust suunata ettevalmistavasse õppesse. Ja sellega nüüd on kõik, aitäh. Aitäh, Aulika. Korraks, kui tohib, siis täpsustan lihtsalt, et peale riigikoolide meil on siis ettevalmistav õpe ka 2 kohaliku omavalitsuse koolis ikkagi Tallinna ja Tartu rakenduslikus kolledžis. Mõned küsimused on siia chati ka tulnud, aga me püüame neid vastata siin selle järgmise esitluse jooksul ja kui pärast teil on küsimusi, siis me jätame aega ka küsimustele vastamiseks, nii et saate pärast küsida veel otse ka. Aga pange seni kõik chati, mis küsimusi tekitab. Aga Merike, nüüd palun lava sinu. Ja, aitäh. Ma jagan ekraani ja näitan siis haridussilma juurde lisandunud vaadet, kus me siis kuvame seda, millised põhikooli lõpetajad on siis leidnud endale õppekoha ja neid siis, kes ei ole endale kohta veel leidnud. Et praegu tegelikult see vaade on juba haridussilmas olemas, aga seal ei ole andmeid sees. Ehk siis 8. juulil nii-öelda siis avanevad need vaated teile tegelikult, et kui te praegu kohalikest omavalitsusest kasutajad siia vaatesse tulevad, et siis praegu te neid andmeid veel ei näe, aga siis õige pea avaneb teile värviline pilt ja minul siin muidugi ei ole praegu päris andmed, vaid need on genereeritud andmed AI-ga, nii et mingisuguseid päris isikuandmeid te siin mõistagi ei näe. Selleks, et siis haridussilma seda vaadet vaatama tulla, on vaja haridussilma sisse logida sisenemise nupust. Mina olen siia juba sisse loginud ja sisselogimine käib Haridi kontoga ja õigused siis, et seda vaadet saada, antakse EHIS-e kaudu. Ja need õigused saab siis anda kohaliku omavalitsuse EHIS-e administraator ja haridussilmal on ka mitmed erinevad rollid, mida saab EHIS-es anda siis kommunikatsioonimoodulis rollide halduse all. Ja see tähendab siis seda, et kohalikul omavalitsusele on tegelikult avaldatud mitmeid aruandeid haridussilma sisekeskkonnas, näiteks siis ka rahuloluküsitluse tagasiside juhtimislauad, aga seda on siis võimalik eristada nii, et ainult need töötajad, kes peavad õppimiskohustusega tegelema, näeksid seda õppimiskohustuse töölauda. Ja see tähendab siis, et seal rollide all on haridussilma kasutaja roll, mis annab õiguse näha erinevaid juhtimislaudu, siis koolide, sellised kohaliku omavalitsuse koolide põhiandmed ja rahulolu tagasiside näiteks, aga siis õppimiskohustusele on vastava nimetusega eraldi roll EHIS-es, mis siis annab õiguse näha spetsiifiliselt ainult seda õppimiskohustuse täitmist. Nii et praegu ma olen siin siis juhusliku kohaliku omavalitsusega nii-öelda testkeskkonnas, et see ei ole päris sama reaalne pilt, mida näeb siis haridussilma selles põhi- või päris keskkonnas, et see on see, kus meil toimub arendus ja vaadete testimine, aga põhimõtteliselt sarnane pilt siis avaneb kohalikule omavalitsusele, kui siia sisse tulla ja siis see töötaja, kellele on antud vastavalt õigus õppimiskohustuse aruannet ka näha, siis temal on see siin näha. Ja need, kes seda nägema ei peaks, neile seda siis siin ei kuvata selle töölaua peal. Nii et kõik need sisemised juhtimislauad haridussilmas on niimoodi töölaua peal. Siin üleval taustal on kõik see, mida siis avalikus haridussilmast nagunii näete. Nii et kui siit ülevalt aruandeid vaadata, siis need on need, mis on avalikult kättesaadavad ja need, mis siin töölaua peal kuvatud on, need on siis seotud sisse logimisega. Ja sellesse vaatesse saab siis siia minu töölaua nupu peale klõpsates.
Nii, aga ma võtan siis nüüd lahti selle uue vastloodud vaate, mida siis järgmisest nädalast saab kasutama hakata. Ja nagu siin läbi käis, siis siin see kõige olulisem vaade on siis need põhikooli lõpetajad, kes ei ole asunud edasi õppima. Nendest on siin siis ülevaade koolide kaupa koos siis vanemate kontaktandmetega ja on võimalik siis filtreerida välja, et teile näidatakse ainult neid õpilasi, kes ei ole asunud edasi õppima ja kes on õppimiskohustusega, aga seda linnukest on võimalik siin ka välja võtta, et näiteks kõiki õpilasi. Ja siin on võimalik siis välja filtreerida ka konkreetset kooli, et kui siis kohalik omavalitsus töötab ühe konkreetse kooliga, et siis tal on võimalik endale siit vastav vaade välja filtreerida, see pilt kätte saada. Ja lisaks siis sellele, et siin kuvatakse ülevaadet, siis praegu siis EHIS-est tulevad need andmed, kui EHIS-es läheb see lukku siin järgmisel nädalal, et siis kuvatakse need andmed siia välja. Ja lisaks siis nendele õppimiskohustuse mittetäitjatele on siin vaated, mis näitavad üldiselt edasi liikumist koolide kaupa kohalikus omavalitsuses. Nii et kui ma olen siia siis näiteks Paide linnana sisse loginud ja veel kord, siis need ei ole päris andmed praegu, siis näidatakse, eks ole, mulle siin ülevaadet tabeli kujul, mis on erinevate koolide lõpetajatest siis saanud, kui paljud ei ole asunud õppima, kui paljud on läinud edasi kutseharidusse või keskharidusse. Ja siis siin sama info on kõrval ka tulpdiagrammi vormis, nii et siin kõrvuti on 2 joonist, siis, mis annavad sellist sarnast infot. Siin üleval on hulk selliseid nupukesi, millega saab seda vaadet veel natukene siis mudida, näiteks vaadata protsentuaalselt seda sama joonist. Ja siin on veel mõningad võimalused, siis ma näitan need joonised lõpuni ära kiirelt ja siis korra räägin need väiksed ikoonikesed siin üleval ka kiiresti üle. Et lõpetajate jagunemine õppeasutuste vahel, siin all on veel selline joonis, mis võimaldab natuke teisel visuaalsel kujul jälgida seda, mis on erinevate kohaliku omavalitsuses põhikooli lõpetajatega saanud. Klõpsates siit endale näiteks siis vaatame sellest põhikoolist näiteks, et kui paljud on liikunud gümnaasiumisse, kui paljud ei ole edasi õppima asunud, kui paljud on keskhariduses, kutsehariduses ja siis siit on veel võimalik siis edasi vaadata näiteks, et millistesse gümnaasiumitesse täpsemalt on selle põhikooli lõpetajad liikunud. Nii et saan siit endale siis juurde tuua ka õppeasutuse kaupa. Nii. Ja jällegi on siis all siin samamoodi ka filtrite kasutamise võimalus. Ja lõpuks siin need 2 viimast joonist siis annavad pigem sellist terviklikku ülevaadet Eesti kohta, mida te näete praegu Haridussilma avalikus vaates ka. Aga avalikus vaates ei ole meil praegu selliseid võrdlevaid jooniseid, nii et see sisemine vaade siis võimaldab võrdluses näha siin praegu maakondade kaupa või siis ka näiteks kohalike omavalitsuste kaupa, aga siis on juba mõistlik valida endale mõned omavalitsused näiteks välja, et saab võrrelda ennast siis mõningate teiste omavalitsustega ka soovi kõrval, nii et selline võrdluse võimalus siin tekib. Ja siis kõige viimasel joonisel on toodud siis selline aastate võrdluses siis põhikooli lõpetajate jätkamine erinevates haridustasemetes. Nii, ja siis ma lubasin veel nendest ikoonikestest rääkida, et mis siin Haridussilmas
endas saab veel teha kohaliku omavalitsuse töötajana, et võimalik on endale teha kommentaare ka siinsamas. Ehk siis siit kommentaari mullikesest on võimalik märkmeid lisada. Siia mõne märkme ja siis ta paneb siia koos aja ja kuupäevaga selle märkme sisse ja siis saab neid märkmeid siia niimoodi mitmeid lisada. Nii et soovi korral siis on võimalik siin sisemises keskkonnas endale ka märkmeid jätta ja hiljem neid siis vajadusel ka kustutada või muuta. Ja need on siis nähtavad sellele konkreetsele kasutajale, kes need märkmed on teinud. Ehk siis neid praegu kellelegi ei jagata, et see lahendus, et näeks ühe kohaliku omavalitsuse mitu töötajat, kellel on õigus seda vaadet vaadata, et sellega me siin vaikselt taustal tegeleme, et mingi hetk võiks olla ka selline variant tekkida, aga praegu jah, et kui te teete neid kommentaare, siis need on enda jaoks, on võimalik kommentaare lisada ja on võimalik siis ka pildikujul jooniseid alla laadida, aga kui on vaja Exceli kujul andmeid laadida, siis see võimalus on siit eraldi ekspordi andmed nupukesest. See on selline Power BI eripära, et see tuleb, siis meil on need joonised on tehtud Power BI tarkvaraga ja see on selle tarkvara enda funktsionaalsus, et ta võimaldab need andmeid eksportida, aga see siis tähendab seda, et me siia nupu alla seda funktsionaalsust juurde ei ole pannud, et see on lisateadmine, et siit tegelikult on see võimalus, kui kellelgi on vaja. Vot, ma arvan, et see on selline üldine ülevaade. Ma ei tea, kas mul siin HTM-i kolleegidest keegi, kes on selle vaatega töötanud, tahab veel midagi lisada, mis oleks eriti oluline enda vahel või sai kõik öeldud? Mulle tundub, et sai kõik öeldud, et siin tuli ka kohe küsimus, et milline osa nendest haridussilma andmetest saavad olema avalikud, et äkki räägiks selle osaga lahti, et meil on need andmed tegelikult avalikuks tulevad peale uuel aastal tegelikult need põhikooli edasilõpetajad, et ma ei tea, kas sa näitad korraga seda lehte, mis on see avalik vaade, mis tuleb nii-öelda uue aasta alguses või et need andmed avalikuks ju ei lähe? Ei, ja selle komplektina, no loomulikult siin on isikuandmed, et selliseid andmeid loomulikult ei avalikusta. Et meil on siis kokkulepe olnud jah, et osaliselt, aga siis pigem selline üldine ülevaade jätkajatest, mitte siis selline detailvaade, mis siin kohalikul omavalitsusel on. Ma korra võtan jagamise üle ja siis ma näitan lihtsalt seda lehte, kus on see lõpetajate andmed kõik koos, et haridussilmas on tegelikult tasemehariduse all lõpetajad ja kõik õppetasemed, aga jah, et siia tulevad need andmed, siis siin on andmed on 10. novembri seisuga, aga Merike täpsusta mind, millal need jõuavad, ütleme 2026 kevadel lõpetajate kohta. Ja lõpetajate vaade seal, eks ole, üldhariduse kohta on see lõpetajate vaade veel detailsem vaade, mis näitab seda haridustasemeti jätkamist ka, eks ole, seal tasemehariduse algus ja külli sealt ülevalt menüüst klõpsad siis siin üldharidus ja seal all lõpetajad. Et siin on nüüd see üldine vaade, aga me võib-olla mingil määral seda siiski täiendame, et meil siin osaliselt on planeeritud, et me teeme mõningaid täiendusi, aga loomulikult mitte siia sellest detailist, mis seal sisekeskkonnas on. Ja siia samamoodi siis see lõplik tähtaeg, mille peavad andmed olema haridussilmas on 31. jaanuar, see on siis 10. novembri seisuga andmed on 31. jaanuariks. Aga meil nüüd on, eks ole, külli olnud juttu, et võib-olla selle edasiõppijate andmete puhul kaalume ka varem avalikustamist, aga seda siis
selle Jah. kohta me veel siis teeme otsuseid ja räägime Jah, veel edaspidi, just. sest siin need andmed, mida ma praegu näitan, on puhastatud andmed, et Just. see võtab oma aega, et küsimus on, et kas ja millal me võime tulla ka välja nii-öelda mustade andmetega, et kui palju see võib nii-öelda segadust tekitada, aga et kui see huvi on, aga et seda me veel nii-öelda otsustame. Et ma ei tea, vist rohkem ma praegu ei näe, et kas Merikesele on küsimusi? Merikesele siia chati pole küsimusi tulnud, aga kui te tõstate käe, tahate ise küsida näiteks oma häälega, nime ja näoga, siis andke käega märku, me saame teile mikrofoni avada. Küll aga on tulnud selle põhikooli lõpetamise ja vastuvõtu kohta mõned küsimused, et Riin, kas me salvestuse jaoks saaksime käia läbi põhiteemad, mille kohta on küsimusi tulnud? Sa oled neid siin tublisti vastanud. Ja ma korraks toon välja selle, et jätkuvastuvõtu kuupäevi me kuidagimoodi tsentraalselt ei reguleeri, mis tähendab tõepoolest ka seda, et kui kool on öelnud, et jätkuvastuvõtt lõpeb 15. august, siis on pärast seda saabki teha ettepanekud õppima asumiseks ja tegelikult siis selle kooli vaatest ongi siis jätkuvastuvõtt lõppenud. Et tegelikult on ju praegu ka nii, et kõik jätkuvastuvõtu tingimused on koolide vastuvõtu korras juba ju ära toodud ja see vastuvõtukord on midagi, mida me nüüd praegu enam ju muuta ei saa, eks, et see täpselt nii, kuidas teie vastuvõtukord ette näeb, nii te oma jätkuvastuvõttu korraldada saate. Ja see ka, et see, et kui EHIS-es on juba õppijate nimekirjad kinnitatud ja õppija ikkagi soovib siis nüüd suve jooksul siis kooli vahetada, et siis tegelikult käib protsess täpselt nii nagu kooliaasta jooksul, et õpilase seaduslik esindaja tegelikult siis teeb avalduse, mille alusel siis reeglina direktori käskkirja järgi siis või käskkirja alusel siis õppija siis arvatakse välja õppijate koolis nimekirjast. Ma vaatan korraks, kas siin oli veel midagi. Ja siis et tegelikult tõepoolest, et on ju ka nii, et ka koolidel endal, et kui meil juhtub praegu, et meil ei ole vabu õppekohti, siis me praegu paneme kodulehele kirja, et meil vabu õppekohti ei ole. Kindlasti ei tähenda see nii, et kool nüüd kuidagi siin ka keset puhkust aega, et keegi peab kogu aeg jälgima, et kas neid vabu õppekohti tuleb või ei tule. Et mina soovitaks teha nii, et kirjutadagi, et mina näiteks koolijuhina kirjutaksin, et 3. juuli seisuga meie koolis vabu õppekohti ei ole. Uuendatud informatsioon vabade õppekohtade kohta lisatakse kooli kodulehele 21. augustil näiteks. Praegu need kuupäevad olid absoluutselt sellised tunnetuslikud, aga lihtsalt, et see info, eks, et ei ole vaja seda, et kool kuidagi ma ei tea, igapäevaselt seda uuendab ja ma arvan, et see ka nagu lapsele annab selle teadmise, et tal ei ole vaja kammida seda kooli kodulehte siis iga päev, et seda infot saada. Ma korra siia vahele, siin oli üks küsimus ka selle kohta, et kui vabu õppekohti pole, et kas siis sellele küsitlusele peaks vastama või ei peaks vastama. Et meie seni oleme natukene nagu soovitanud, et vastake ikka ja pange 0. Et siis me teame, et teie kool on seda küsitlust näinud, vastanud ja me ei hakka teid võib-olla taga ajama või teile eraldi helistama ja seda üle küsima, et kui sellise palve saaks ka edastada. Nüüd edastasin. Kas midagi veel? Kas keegi sooviks seal midagi küsida? Ma loen siit, Maive on kirjutanud, et püüdsin täna vaadata EHIS-est kandidaadi põhikooli lõpetamise andmeid, kuid enam ei leidnud seda võimalust, kas on suletud või millise saki alt selle ligipääsu leiab. Ma ei teaks, et need andmed oleksid suletud, selles mõttes, kui on vajadust neid näha. Margus, kas sa oskad kuidagi seda kommenteerida, kui Margus on meiega? Äkki ma proovin ise kommenteerida. Aitäh.
risti olen, et kui on lõpetanud õppur, siis õppur ei tule vaikimisi otsinguga välja, et seal tuleb teha üks linnuke, et näita ka kohe ütlen, kuidas selle nimi on. Et õppurite moodulis, kui otsida, et otsiga lõpetanute või lahkunute seast üks väike linnuke seal enne otsinuppu. Kui mõeldi seda? Või mõeldi seda, et kui see teise kooli õpilaste kohta andmeid pärida, siis see võimalus peaks olema täpselt samamoodi alles, et selles osas ei ole midagi muutunud. Et mis me tegime 15. maiks ju kättesaadavaks, et see on endiselt kättesaadav. Aigi veel küsib, et kui ankeedis 0 panna, ei saa kinnitada, sest edasi peab jätkavastuvõtu kuupäevad panema. Kirjutage sinna lihtsalt mitte kuupäevad, vaid ei avata või jätkuvastuvõttu ei avata. Kuna see on vaba teksti väli, sinna võib kirjutada ka lihtsalt, et ei avata jätkuvastuvõttu. Elis on siin küsinud sellise küsimuse, et kas EHIS-est tuleb teha ka õppurite andmete kinnitamine 7. juulil või piisab, kui vastu võetud õpilased on sisestatud EHIS-esse? Kinnitada vaja ei ole. Kinnitatakse ikka alles septembris jälle. Piisab andmete sisestamisest. Aitäh, Margus. Mulle tundub, Elo, et meil on praegu Signe, et 30. juunini tegelikult selles mõttes oli siis kohtade vastuvõtmise kuupäev, aga tegelikult loobuda võib õpilane igal hetkel, et ka 1. juulil võis ta tegelikult kohast loobuda. Et nüüd teil lihtsalt siis juhtus see, et siis teil tuli jätkuvastuvõttu üks koht juurde. Et nüüd natukene nagu haldusmenetluse mõttes on nüüd natukene teil siis vaja vaadata, et kui te juba ta EHIS-esse olite kandnud, siis muidugi nüüd teil tuleb teha see protsess läbi, et avalduse alusel ta sealt EHIS-est õppijate nimekirjast välja võtta. Aga kui te ei olnud veel teda EHIS-esse kandnud, siis te lihtsalt ei kanna teda oma õppijana sinna sisse, ei kanna teda EHIS-esse ja tema siis eeldatavasti jätkab õpinguid kuskil mujal koolis. Nii, tundub, et praeguse seisuga oleme kõik küsimused ära vastanud. Väga tore, et kas keegi tahaks veel ekstra midagi küsida või loeme tänase infotunni tehtuks? Aga sellisel juhul ma lõpetan salvestamise. Aitäh kõigile. Ja